Hetkel on laul number 9, minge täiesti sinna lõppu välja. Mina siis ütleme niimoodi, et olen selline üldkoordinaator siin sellel toitlustamisel, et vahelüli meie töötegijate ja siis tellija vahel. Aga tegelikult ma siin olen ikkagi päevade jooksul ka päris niimoodi käed külge löönud, kui kuskil on midagi vaja teha, et ühel päeval aitasin suppi jagada ja praegu tagasi pesin potte, et kus niimoodi king pigistama hakkab, et ega meil siin selles mõttes valida ei ole, et kõik teevad kõike. Eks see siuke aja ja ka ainelise ressursi planeerimine, et õige asi õigeks ajaks õigesse kohta, et ajaaknad on hästi lühikesed, tunni aja jooksul tuleb teha midagi, 2000 inimest näiteks söönuks saada, et ja siis on natuke keeruliseks inimese jaoks nagu heaks teeb asja see, et meil on valik, et on 3 erinevat suppi päeva jooksul, aga meie jaoks see teeb keeruliseks, et ühel hetkel on üks otsas ja siis on jällegi inimesed rahulolematud ja meie siis peame ruttu reageerima ja püüdma tagada seda, et tõepoolest siis, kui on inimestele valikud lubatud, et nad tõepoolest saavad ka siis erinevat suppi valida. Välja, et teha siis teistele sööjate ruumi. Järgmiseks palun liikuda kolmandasse lauaritta. Kolmas lauaritta. Täna on meil siis laulupeo peaproovid siin käimas ning täna ne toidustame 28 000 inimest siin. Homme seest, aga rongkäigu lõpus toidustame üle 47 000 inimese. Seega kokku koos tantsupeoga toidustame me 180 000 inimest ära. Ning nagu te näete, siis vilgas töö käib. Inimesed söövad suppi, on väga rahul sellega ja meie inimesed on tohutult suure töö ära teinud. Et ise olin ka rakkes siin üks päev mitu tundi, jagasin järjest suppi ja Ranna oli väga valus sellest juba, nii et see ei ole mingi lihtne ülesanne. Tere! Mina olen siin kokk. Hommikul tuleme, paneme katlad sooja, siis paneme supid sisse, keedame suppi ja siis jõuabki see tantsupeolistele, laulupeolistele. Tööriistad on meil tõesti väga suured, aga selles mõttes, et rasked nad ei ole, aga jõudu peab sul olemas, potte pead jaksama tassida, kui nad on rasked, aga muidu on tore. Tore on see, et kõikidel on motivatsioon väga kõrge ja meeleolu on kogu aeg ülev, sellepärast et nad tunnevad, et nad on osa väga suurest projektist ja väga suurest peost. Et nende panus sellesse suurde peo meeleolusse ongi siis nii supi valmistamine kui jagamine ja kõik need kaasnevad tegevused. Nii palju, kui ma olen nendega rääkinud, siis kõik meie inimesed on siin väga kõrgelt motiveeritud ja tahavad seda teha.